Tänane eesti keele ja kirjanduse tund Kehtnas Raplamaa rakenduslikus kolledžis on ühtlasi kohe ilmuva raamatu tutvustus. Ei ole niiviisi, et inimene sünnib sildiga olen kirjanik. Meil siin tahvlis näha olev noorhärra omaenda peatükis räägib sellest, paberid on laua peal, noorhärrad, võta üks valge ja üks tööleht, sest tööleht on täitsa täis. Noorhärra Lembit Silla iseendast räägib oma esimese raamatu Tsivilisatsioonide kokkukukkumine. Alguses, et ta sündis sita sisse. Kuna autor seda ütleb, siis ma võin seda tsiteerida, seda pliiatsit ka. Siin topsikus palun, või ma viskan sind sellega hellalt. Aitäh. Ja, kuldarile ka, kuldar nüüd jäi nina nokkima ilma pliiatsita. Nii siis ütleb Lembit enda kohta, et ta sündis sita sisse. Ja see tähendab seda, et ta oli raskest perekonnast. Isa ei ole temaga suhelnud, ta väiksena on näinud tänaval või kaupluses. Talle on näidatud, et see on tema isa. Tema ema oli kõigi võimalike probleemidega, mis on teil ka paberil teemana. Ja kui oli kõigepealt ära kolinud kodust Lembitu teismeline õde, siis esimesel võimalusel noorhärra Silla läks ka ära. Ta oli selles mõttes teie kolleeg, et ta lõpetas Tartus ametikooli. Praegusel hetkel elab ta naise ja 2 väikese pojaga Soomes Vandas. Ta on ametilt tisler, ehitaja, kuldsete kätega mees, kes tegeleb nii tsinsino kui krüpto kui nüüd sel hetkel siis ka kirjanikuks kujunemisega. Tema raamat alguses oli pisut kuiv, ta oli sõna otseses mõttes kuiv. Me oleme Lembituga nüüd 2-3 kuu jooksul loonud juurde 60 uut peatükki. Teil, härrased ja Preili IT24, laua peal olev tekst on soe. Lembit lõpetas selle pool tundi enne teie tunni algust. Ja praegu asub ta ise Mustlas oma ämma juures koos poegadega, nii et on korraks Eestis. Eestisse tulemise põhjus on lihtne, mitte ainult koduigatsus, vaid see, et oma raamatut kirjutades aktiveerus ta igati ja tõenäoliselt suubub mõnevõrra ka poliitikasse. Ma soovitan tal oodata, kuni 2 aasta pärast on Riigikogu valimised. Mitte ennast raisata, mitte lasta ennast ära meelitada nüüd kohaliku omavalitsuse valimistega. Loomulikult oleks tema valimisliidul, kes ta neelab, nii tore. Näete, meil on niisugune noor poliitik, tisler, kirjanik. Ehk siis Lembit kirjutab, finantseerib oma kirjastamise ja erakond nopib õied. See ei ole päris nii. Ja ma valisin sellepärast ka selle materjali tänaseks tunni teemaks. Noored said ühe töölehena selle verivärske peatüki, mis kusagil üpris raamatu lõpu osas hakkabki olema. Jaanipäev tuleb. Mida teeb eestlane jaanipäeval? No vot, 3 punkti. Kõike teadvad õrnad muiged on klassis. Me ei vaata nüüd näppu viibutades seda tänast teemat umbes niiviisi, et ai, Maks palub ennast säästa ja siis oi.
kaine rool peab teid õnnetustest päästma, et niisugust moraali lugemist ei tule. 30 kopikatega noor Lembit kirjeldab, mis asi ühiskonnas tegelikult see alkohol ja narkootikumid on. See on väga tore vahend meie kõigi väe äravõtmiseks. Ta teeb meist kõigist sellised mõnusalt orjastatavad biorobotid. Inimene teeb tööd, mis talle ei meeldi. Näiteks tiksub nädala lõpuni selles ootuses, et nädalavahetusel saab rihma lõdvaks lasta. Nädalavahetusel konsumeerib ja siis esmaspäeval on kass, halb olla, kõik jutud ja niisugust inimest on kirjeldamatult mõnus orjastada ja panna ta raamidesse. Tema enda süütunne teeb temast väikese mõnusa mutri konveieril. See on siis see vaatenurk, mille kirjutas noorhärra. Ma teen selle koos teiega lahti endal arvutis, kuivõrd see on nüüd siis peatükk, mis raamatusse minekuks tuleb minul ära toimetada. Teie saate koos minuga järgida seda rada väljatrükil ja ühtlasi tühja paberi peale, üllatus, üllatus, tuleb sinu tekst, sinu suhtumine alkoholi ja narkootikumidesse. Kui sa ise oled maha jätnud, ma siin mõnda meest tean, kes loobus aegsasti, siis saad sa kirjeldada, kuidas elu on muutunud sellega seoses, et sa säästad oma ajusid, energiat, tervist, tööjõudu, elurõõmu. Et sinu esmaspäevad võivad olla küll sinised, aga mitte kassi mõttes. No, et sina kirjutad siis paberi peale oma suhtumise, kuule, japa. Oma suhtumise alkoholisse ja narkootikumidesse. Meile ütleb Lembit pealkirjas juba, et alkohol ja narkootikumid kui lõks, süsteemne lõks ärkamise asemel. Sellest me saame juba aru, et selle asemel, et mitte ainult hommikul, vaid isiksuse mõttes, küpsuse mõttes, igas mõttes, ärkvel, teadvel, mindful ja kohal olla, me ise ronime sinna lõksu. Alkohol on lubatud isegi hindade ja kättesaadavuse kaudu soodustatud inimeste kontrollimise mürk. Käisime eile Lembituga poes enne grilli ja siis me avastasime, et ostad. Kui sa tahad osta ühe naturaalmahla, sa maksad selle 7-8 eurot. Siis sa ostad selle asemel, six-packi. Saad 6-7 kätte ja seda on sul oja. Või siis vaatad sa seda ka üle 5 euro maksvat smuutit. Sul on laua peal smuuti, noh. Voh, sellised lapsed smuutiga. Aga kui sa poes ringi vaatad, selle smuutiga sama hinnaga sa saad osta täiesti normaalse veini. Ehk siis need hinnad. Kes joob veini? Vaat just ma küsin. Kes joob veini? Ja selles mõttes hindadega ongi niiviisi, et sulle kasulikud, tervislikud, naturaalsed asjad on kallimad kui odav õlts, odav vein. Meelitatakse sassis närvidega, stressis inimene nagu kummipaelaga sinna alkoholeti, mahlaleti asemel. Nii käib. Millesse mängeldes uputatud kergema vastupanu teed. Minejad on hõlpsasti manipuleeritavad. Kui sa oled tongis, siis sa teadagi, ei ole enam sina. Kui me räägime sõltuvustest ja ainetest, mis on ühiskonda kujundanud, ei saa mööda minna alkoholist. Alkohol ei ole pelgalt jook.
see on lubatud uimasti. Mina teen sellest 2 lausejupist 1 lause. Selleks on meil 2 varianti, kas panna lihtsalt koma või panna mõttekriips. Paneme koma, siin ei ole seda pikka hingamise kohtagi. See on lubatud uimasti, see on seaduslikult reguleeritud, sotsiaalselt aktsepteeritud ning majanduslikult ülioluline kontrollimehhanism. Meil on kohe tõusmas aktsiisimaks, teate küll, alkohol, tubakas, küts ja mis iganes. Ehk siis iga sigaretiga täidad riigi rahakotti, et keegi naad saaksid sõjamänge mängida. See on majanduslikult ülioluline kontrollimehhanism kui narkootikumide teema. Siia meie teeme Andrea. See hõlbustab lugemist. Nagu te näete, Andrea märk on meil tingmärkidena Zorro tagurpidi. Ehk siis hõlbustab lugemist ja muudab teksti õhulisemaks lugeja huvides. Teema on seotud varjamise. Häbitunde me võtame käände lõpu ära, sest kui on loetelu, mille kõik sõnad on ühe ja sama käände lõpuga, siis käände lõpp läheb ainult viimasele sõnale. Varjamise, häbitunde ja kriminaalkaristustega, siis alkohol on pealtnäha süütu, aga ainult pealtnäha. Tegelikult on ta üks kõige võimsamaid tööriistu, millega inimesi nüristada, vaigistada ja süsteemi külge aheldada. Ajalooline taust, vein, leib ja rahvaste kontroll. Teie saate, kuna teil on väljatrükk, siis te saate lihtsalt siia tõmmata joone alla, see on Lembitul mõeldud alapealkirjana. Mina poldin tema ära. Põmm. Nüüd on ta alapealkiri, sellepärast lõpus punkti ka ei ole. Juba antiikmaailmas oli vein osa igapäevaelust, mitte ainult rõõmuks, vaid ka masside ohjeldamiseks. Rooma keisrid teadsid, et leiba ja tsirkust. Ei piisanud, vein pidi ka juurde tulema selles lauses. Nagu te näete, on paar sõna puudu. Keisrid teadsid, et rahva rahuloluks, nii lihtne ongi, rahva rahuloluks leiba ja tsirkust ei viisanud, vein pidi ka juurde tulema. Need, kellest oli juba koolitatud ühiskondlikult alkohoolik, need siis hakkasid rääkima, et vein on jumalate jook. Ja siis meile räägitakse ülinooblist viskikultuurist, siis meil on autohinnaga šampanja saadaval. Mitte automaksu, vaid autohinnaga. See on nii noobel ja nii osavalt serveeritud mürk. Alkohol oli rahustavaks instrumendiks, mis takistas rahvast küsimast liiga keerulisi küsimusi. See muster on kandunud edasi ka keskaja kloostritesse ja feodaalühiskondadesse. Teeme ainsuse. Feodaalühiskonda ei pea olema mitmuses, kui on feodaalne, siis on feodaalne, kus talupoegadele jagati peale maksuõigusega odavat viina, mida purjus rahvas, nagu te näete, seda kuulekam kari, me kirjutame esiasemel emmi, mida purjum rahvas, seda kuulekam kari. Eesti ja Vene teeme väikeseks ja mitte oma suhtumise pärast, vabandage väga, vene kultuur on võrratu, vene inimesed on imelised ja
Seda oli ka muide Imagine Dragonsi kontserdil ülim rõõm näha, kuidas venelased ja ukrainlased õlg õla kõrval parkisid, tantsisid, viskasid näppu, rõõmustasid. Eestlane seal kõrval oli emb-kumb kas kahvatu ja väsinud või väga purjus. Järgmine rida, see, kus see vene on sellepärast väikese tähega, et ta on omadussõna tähenduses. Muhu sussid ja Kihnu troi ja Islandi kampsun ikka väiksed tähed. See vene ongi sellepärast väikese tähega ja see on jälle pisike ala pealkiri, nii et saate joone alla tõmmata. Meie enda ajalugu ei jää sellest mustrist kõrvale. Vene impeeriumi ajal soodustati viina tarbimist, tarbimist, maksutulude tõttu müüdi riiklikult, tööstuslikult, massiliselt. Samal ajal muidugi Kõrtsali kiriku kõrval ju, kes seda siis ei tea. Samal ajal suruti rahvuslikku ärkamist maha ja tugevdati venestamispoliitikat. See ei olnud juhus. Me liidame 2 lauset kokku sõnaga vaid. See ei olnud juhus, vaid teadlik strateegia. Ka iseseisvuse siin vahel tühik. Tahastamise järel on Eestis alkoholi jõud jätkanud oma rännakut. Poed on täis, kampaaniad, poed on ka täis, rahvas on täis, poed on täis. No, siin on puudu üks sõna. Poed on napsi täis, voh. See teeb sellise kerge inimliku sulle lähedase suhte ja suhtumise, et ei ole kuiv. Me pea ütlema täpselt etanooli täis on ju. Kampaaniad edendavad mõõdukust, ent kogu selle mõõdukuse retoorika taga peitub süsteem, mis hoiab inimesed hallis udus, väsinud, pohmellis, enesekindlusetud, motivatsioonitud, ideaalsed kodanikud tarbimisühiskonnale. Siin on teil tõmmata jälle joon alla, kuna Lembit on reaalala inimene, siis ta armastabki tekstis rohkelt numbreid, niisugust liigendamist, et iga loll ka saaks aru, mis kirjas on. Ja see on päris mõnus. Toimetada on olnud hea, lugeda on hea. Üks elukutseline kirjanik niiviisi ei hooli lugejast. Tule jooma, mis sul viga on? Siis veel küsitakse, maks läbi vä? Rase oled või? Miks sa ei joo? Kusjuures tegelikult peaks pigem küsima, miks sa jood? See on igapäevane surve, mis saadab ka neid, kes ei soovi osa võtta. Sõna siia vahele peaks sobima hästi, kes ei soovi mürgitamisest osa võtta. Kui inimene otsustab olla kaine, tembeldatakse ta kas haigeks, igavaks või imelikuks. Kogukond ise paneb survet, see on päris tore, ta on niisugune nagu paneb segast, paneb survet, las olla, et kõik püsiksid selle ühise deliiriumi sees. See on kui vaikiv leping, mida ei rikuta, kes ärkab, saab sildi külge. Selle kohta kõik, kes on liialdanud ja loobunud, räägivad üht ja sama. Ehk siis sa teed ära iseendaga selle töö, et sa õhtuti ei joo mitte õltsi ega veini, vaid teed või midagi sellist. Aga siis sa oled oma kollektiivis, kus ikka ju pannakse tina, siis sa oled ju pidudel, kus sa vaatad siis pealt inimesi, kes tegelikult kainena jälgides kõrvalt on haiged. Nendel on tõesti puue, kes on täis. Ja sellest tuleb üle kasvada kõikvõimalikud näitlejad, avaliku elu tegelased, kes on selle
põhjaliku paljudeks aastateks kainenemise tee läbinud. Nad kirjeldavadki, et mitte su enda füüsise puhastumine ei ole raske, see on mõni päev ju olemas, aga just ühiskonnas tiksumine, siis kui teised kõik on siuksed leelo-leelod. Miks Lembit ise läks ära Soomes töödejuhataja kohalt? Sest tema alluvad olid pohmakas ja tema ülemused, nagu ta nimetab, olid kokapead. Kokaiini tarvitasid ja siis ühesuguses pilves andsid korraldused, mille täitma pidid siis teised oma pohmaka või töö ajal salajoobega. Ja see oli niisugune sigri-migri, et praegu töötab Lembit iseseisvalt ehitajana ise üksi. Solisti paneb. Alkohol ei ole ainult õlu peale tööd. Me kirjutame siia sõna pärast, peale, see on na, aga pärast on after. Õlu pärast tööd, see on peitu pugemine, identiteedi tuimestamine, häälest loobumine. Muidugi, inimene laulab, tantsib vabalt, aga ta ei räägi tarka juttu. Ta jääb ketrama iga pitsiga järjest kindlamalt sama. Silm seisab, nõel hüppab, leelo. Meil ei lubata päriselt tunda, analüüsida, sekkuda, Sest kui oled vine all, on kõik normaalne. Kellele see kasulik on? Raha teenivad tootjad, maksukogujad ja võimustruktuurid. Kannatajad on perevägivalla ohvrid, liiklusõnnetuste surnud, liiklusõnnetustes surnud, tööturult välja langenud ja murtud hinged. Need, kes on joonud ja loobunud, veel lisavad terve registri, mis toimub. Sel ajal, kui sa tina paned, sa ei tee tööd. Vähe sellest, sa lõhud ära tööriistad, sa unustad, kaotad, sa oled pärast prillideta ja püksata. Sul on tööd tegemata, sul on mark maani. Sa pead taastama oma tööriistapargi, ostma uued prillid, taastama suhted, taastama maine või siis ongi sinna sõit. Narkomaania saab avalikku hukkamõistu, aga alkoholism saab vaikiva noogutuse. Alkoholireklaamid jooksevad peavoolumeedias samal ajal, kui räägitakse rahva tervise olulisusest. Põgenemise pühadus. Siia vahele me ei pane koma, me paneme siia mõttekriipsu. Miks sellest ei räägita? Lembit kindlalt soovib, et see oleks alapealkiri, ta tahab seda rõhutada, aiman juba. Teil tuleb kriips ja mul tuli bold. Alkoholi ei puudutata, sest see on liiga püha ja õudselt palju toob sisse ka ju riigi rahakotti. Iga poliitik, kes püüab alkoholiaktsiisi tõsta, saab löögi. Iga sotsiaalne aktivist, kes räägib kainusest, marginaliseeritakse. Eesti keeles on see siis tühistatakse. Räägi. See on nagu kultus, nagu vaikib leping võimu ja rahva vahel. See võib olla küll otseses kõnes, ehk siis tõenäoliselt räägib otsest kõnet meil siin võimustruktuur. Me anname teile lubatud põgenemise, aga te ärge palun hakake süsteemi kahtluse alla seadma. Nii on. Kui tahame rääkida sõltuvustest, ausalt tuleb ka alkohol lauale tuua, mitte kui õhtu osa, vaid kui tsiviliseeritud kontrolli tööriist. See, et ta on seaduslik, ei tee temast vähem ohtlikku. Ja me lisame siia sõna vähem ohtlikku, mida? Ahvatlust. Väga hea sõna. Vähem ohtlikku ahvatlust. Alkohol hoiab inimesed paigal. Nõrgad, mugavad, vaiksed. Milles on point, miks nii kergesti inimene libastub? Tal on ajus
keskused kõrvuti. Tühja kõhu, napsinälja, suitsuisu, kõik need on ilusti pundis. Ja näiteks inimene, kellel tegelikult võib-olla on üldse kõht tühi, üks võileib oleks tore. Ta ei saa aru täpselt, missugune keskus ajus teda kõnetab, selle asemel, et süüa üks võileib. Ta läheb suitsetama. Seilasi me teame. Ja selle asemel, et kõht täis süüa, ta tühjendab kodus ootava konjakipudeli. Ta tahtis süüa tegelikult. Nii et see on biokeemiliselt, see on psühholoogiliselt ja eksistentsiaalselt tohutu nõiaring. Nii et müts maha kõigi eest, kes selle karusselli pealt on maha saanud. Ja me ei saa rääkida ärkamisest, kui me samal ajal uinutame end igal õhtul tavalise klaasitäiega. On aeg tõsta klaas. Me võtame selle nimetavasse käändesse i maha. On aeg tõsta klaas ja visata see vastu seina vabaduse nimel. Selleks, et eristada üht ja teist teemat, on Lembit teinud siia versaali. Mina teen selle tagasi väikesteks tähtedeks. Mul käib see ülilihtsalt selleks, et märkida väljatrükis, et on väike tähed. Tuleb alla teha katkendlik joon, siis on selge, et see on tegelikult tavaline väike täht, aga mina pistsin inserdi sisse, sõidan siit. Narkootikumid, mõttekriips, just. Narkootikumid, mõttekriips. Kuhu M nüüd siis siit vahelt jäi, ma küsin. Nii, mõttekriips, siis nad on meil. Vabaduse illusioon ja võimu pimedaim relv. See on päris hea väljend, ta ei ole väga tavaline, aga ta on hea. Me elame ajastul, ajastu ei ole kus, kohamääruse kohta käib kus, ajastu on millal. Ja selleks, et see siia sobiks, kasutame lühikest vormi. Me elame ajastul, mil narkootikume käsitletakse justkui kahepalgeliselt. No nii, me paneme siia kooloni, Lembitul on tagapool ka üks koolon, sellega me teeme tšiki-priki, koolon sobib siia. Justkui kahepalgeliselt. Ühtedes tehakse pahelised sümbolid ja teistele antakse uus nimi. Mõttekriips. Retsept. Aine, mis äratab sind öösel ja teeb sinust hommikul efektiivset töötaja, ei erine oma mõju poolest suuresti, ei sobi. Kõrvalmaik on teistsugune, oluliselt on õige sõna. Ei erine oluliselt ainest, mis on tänaval keelatud. Ehk siis sulle kirjutatakse retseptiga antidepressante, siis neid ärevushäirerohtusid, ATH-d, korrale kutsuvaid Ritaliini tüüpi asju, sulle kirjutatakse unerohtu, Imovaan on kõige tavalisem eestlase õhtune komm. Balderian erinevates koostistes, ühe sõnaga sulle tegelikult arst ordineerib, ehk siis kirjutab välja laksu õhtuks. Aga mis uni see on? See ei ole kvaliteetne uni. Ja edasi räägib Lembit meile lause, mille puhul me muudame sõna. Eristus on vaid üks, kelle huvides. Seda kasutatakse eristus, erisus ja erinevus on 3 ühesugust sõna. Eristus on üksteisest eristamine, erinevuse märkamine.
erisus on eripära, aga siin sobib meil sõna erinevus. Nii lihtne ongi, juhul kui see on su emakeel. Erinevus on vaid üks, kelle huvides seda kasutatakse. Mitte kõik narkomaanid ei vedele pargipingil. Paljud neist on lipsustatud karjääriredelil kõrgel ja omavad mõjuvõimu. Okei, nad ei süsti, vaid neelavad, tõmbavad või segavad kohvisse, kõik selleks, et mitte tunda. Segavad kohvisse, mõttekriips, kõik selleks. Muidu nad segavad kõik kohvisse. Nii see päris ei ole. Me teame seda, et bling-bling üritustel, mida meile siis kajastab seltskonna kroonika ja värvipiltidega klantsajakirjad, on ülisagedased vetsukülastused, ninapuuderdamised, siis on seal kaugelt näha daamid, kellel, nagu väljendatakse, lõug sõidab. Miski tablett on see, mis paneb lõua sõitma. Maks, mis tablett see on, millega lõug sõitma hakkab? Ekstasi. Ma olen tarkade inimeste keskel. Ja kasutatakse erinevaid stseeni, erineva koostisega marihuanat ehk siis kanepi kõikvõimalikke värke. Nii et ümber soliidsete inimeste pidude hõljub ühtlane kanepipilv ja lõuad sõidavad. Tere tulemast eliidi hulka. Nii tore. Et mitte tunda, mitte mäletada, mitte sekkuda, sest süsteemile on kasulik inimene, kes on kogu aeg natuke ebanormaalne, natuke väsinud, natuke ärev, natuke enesekeskne, ei ole õige sõna. Enesekeskne on egoistlik, selfish, silmas me peame endasse tõmbunud, just. Ja teeme sõna õigeks, endasse tõmbunud. Siis räägib edasi meile noor härra Silla. Minu kogemus näitab, et sõltuvusse suunatakse teadlikult. Tema eneselugu, mis selles tsivilisatsioonide kokkukukkumise raamatus sisaldub, on klassika. Ehk siis kõigepealt ta läks kaasa oma koduse mustriga, nii et ka temal on olnud kuritarvitamise periood. Aga nüüd, kus ta on juba 6-7 rohkem aastaid oma kauni kaasaga, nad kumbki sisuliselt ei tarbi. Sel lihtsal põhjusel, et valik oli teine. Aga ta proovis ära selle oma koduse mustri, kus lastenähes peksti, vägistati ja pärast tema ärakolimist kutsekooli tema ema tapeti ära. Niisugused toredad Eesti kodud, riiklikult tehtud. Psühholoogid, kelle käest peaks saama tuge, kiidavad mõnikord kokaiini, sest see teeb efektiivseks. Teame meie paljud mugulid ja imperaatorid siin Eestiski kõiki oma suuri otsuseid teevad ja oma impeeriume juhivad kokaiini laksu all ehk siis kokapeadena. Ja meie imetleme, küll nendel on kõrge lennukaar, küll nad on julged, küll nad on karismaatilised. Kui nad just tööl LSD-d ei pruugi, siis läheb natuke vist üle ääre. See pole eksitus, vaid strateegia, tööriist, et hoida ühiskonda kontrolli all. Ja kui kõik muud vahendid ebaõnnestuvad, on alati olemas see üks keelatud või lubatud koma, mis vaigistab sinu vaimu. Punkt on lause lõpus. Oleme seda täheldanud, et kui inimene on kaua teadlikult kaine,
siis ta söandab käituda värvikalt. Ta julgeb oma käitumisega näidata oma sees toimuvat keemist, põlemist, elamist ja säramist. Ja siis arvatakse, ta on kindlasti vintis. Vastupidi, need inimesed, kes elavad nagu klounid, arlekiinid, narrid, mina nende hulgas, vintis olles muutuvad täiesti taltsasteks, absoluutselt vaikselt istuvad juhe seinast väljas, vaatavad, mis toimus, ei osale. Kindel moodus narril kui õukonna kõige targemal inimesel enda jaoks pidu ära rikkuda on see, kui sa võtad napsi. Sa pid koju ära minna, see ei ole enam pidu. Ja samamoodi oletatakse, et kindlasti maalikunstnikud, kindlasti kõik loovgeeniused on pidevalt high ja grogid. Oscar Wilde on öelnud ülitäpselt. Ma ei joo mitte selleks, et kirjutada, vaid selleks, et teada, millest kirjutada. Oscar Wilde väga valikuliselt mõnikord võttis napsi küll, tegi märkmed, millest hakkab kirjutama, aga kirjutada mitte keegi purjus olles ei saa. Kui te vaatate kas või eelmise õhtu SMS-e ja e-kirju, nagu see ei ole kirjandus. Jah, nii on. Aga ma olen kogenud ka teist teed, kus ma ei tarbi mitte midagi, julgustab Lembit, kus ma ei tarbi mitte midagi, kus mu keha ja vaim lähevad läbi valu ja kahtluste, aga lõpuks jõuavad kõrgemale tasemele. Selle kui ees, koma ei ole, sest see ei ole ajaline tingimuslik kui, see on võrdlev kui. Kõrgemale tasemele, kui ükski teine aine suudaks, see on raske tee, aga see on vabaduse tee. Narkootikumid ei tee sind vabaks. Nad lubavad vabadust, aga ainult selleks, et võtta see sinult hiljem 10-kordselt tagasi. Nad on illusioon, mis algab eufooriaga ja lõpeb kontrolliga. Mida ma olen näinud, tarbijad, olles hai, mõtlevad jube ägedad asjad välja. Süsteemid, skeemid, äriideed, kusjuures täiesti kompetentsed ja pädevad, jumala äge. Aga nendest ei ole nende teoks tegijaid. Nende jaoks ongi asi sel õhtul seal ära. Ehk siis nad ei suuda seda teha teoks. Ülihästi läheb, kui hai olekus pilvist toodud visioonid antakse kellelegi edasi ja keegi teine need teostab. Aga siis ütleb addikt, minu idee pandi tuuri. Aga miks sa ei teinud siis? Sest tema peas oli see ära. Keegi teine ostab vahendid, teostab, kasutab, rõõmustab tulemuse üle. Nii siis süsteem kardab kaineid, mõtlevaid ja teadlikke inimesi. Punkt. Ja seepärast ma ütlen, piisab. Ärme anna oma meelt ja keha enam vabatahtlikult ära. Ärme ülista enam ka neid, kes suudavad tarbida ja kontrolli all hoida, sest tõelist kontrolli ei ole. On ainult harjumus ja sõltuvus. Ärme kaota veel üht, me võtame siit E lõpust ära. Ärme kaota veel üht põlvkonda pette kujutelmale, et see on normaalne. Vabadus algab kainusest, koma, mitte sellest, kus see koma nüüd läks, koma, tühik, mitte sellest, mida sulle müüakse, vaid sellest, mida sa julged mitte osta. Järgmine asi on Lembitul tegelikult
alapealkiri. Ehk siis ta on mitte Versaalis, vaid Boltis, tõmbate lihtsalt joone alla. Ma siin möllan natuke rohkem. Narkootikumid sõjas, kirjutame sõja ja ideoloogia teenistuses, siis on samas käändes, ühildub hästi. Narkootikumid sõja, õõga, kui tohib paluda, sõja ja ideoloogia teenistuses. Nii, mina teen tema nüüd Boltiks, teil on seal lihtsalt kriipsti all, säilitame ühtse pildi ja liigendamise stiili. No nii, kui tahame mõista, kuidas narkootikume on kasutatud mitte ainult meelelahutuseks, vaid võimustruktuuride ja sõjamasinate teenistuses, peame vaatama otsa ajaloole. Üks silmapaistvamaid näiteid tuleb Natsi-Saksamaalt. See on väikese N-iga Natsi-Saksamaa. Küll me teame, et ka praeguses sõjas läheb killer ikkagi tegudele stakan lipsu taga. Tal ei ole lipsu. No ühesõnaga, ega nüüd ikka ei minda naisi ja lapsi tapma kaine peaga, eks? Seda keegi ei arvagi. Kolmanda Reichi ajal kasutati amfetamiini, ei ole miinid mitmuses, vaid ainsuses, amfetamiini süsteemselt. Sõduritele jagati ainet nimega pervitiin, mis oli puhas metamfetamiin. Sellega praegusel ajal saadakse õhtune meeleolu, jah? Ma pakun. Seda nimetati rahva seas natside energiakommiks või lendavaks šokolaadiks. Sõdurid, tankistid, isegi piloodid tarvitasid seda, et olla ärkvel päevade kaupa, kaotada hirm ja väsimus ning teostada ülesandeid, täita ülesandeid. Teostatakse kontrolli, teostatakse ideid, aga ülesandeid meie täidame. Nii siis täita ülesandeid, mis muidu oleksid psüühiliselt või füüsiliselt võimatud. Ainsusse jätame, mis muidu oleks, see ülesannete täitmine oleks ainsuses psüühiliselt või füüsiliselt võimatu. Hitler ise oli tugevate psühhotroopsete ainete mõju all. Arvatakse, et Kiievi vürst Volodõmõr I on ka. Ma olen pärast neid süüdistusi teda väga hoolega ikka vaadanud. Ausalt, ma võin naiivne olla, mina ei saa aru, et ta oleks laksu all. Teda nimetatakse ka analoogselt Hitleriga narkomaaniks. Aga Putinil kahtlustatakse olevat 7–17 klooni. Nii et meil on väga huvitav poliitiline pilt. Hitleri isiklik arst, siin ei ole koma. Isiklik arst Theodor Morell, tagumist koma ka ei ole, sest see ei ole mitte üte, see on lihtsalt isiklik arst Theodor Morell, no koma. Manustas talle regulaarselt amfetamiini, ainsus, miinid mitmuses väga lõhkeb. Amfetamiini, opioide, barbituraate ja isegi kokaiini sisaldavaid ninatilku. See ei olnud juhus, vaid riiklikult soositud ja teadlikult arendatud sõltuvus. Arendame häid asju. Sõltuvust tekitame, vahetame sõna välja, teadlikult tekitatud sõltuvus. Teadlikult tekitatud sõltuvus, sarnaseid praktikaid näeme ka teistes suurriikides. Ameerika Ühendriikide sõduritele anti Korea ja Vietnami sõjas ikka ainsuses amfetamiini anti.
et nad püsiksid lahinguväljal tõhusad ja motiveeritud. Hiljem tuli see neile tagasi posttraumaatiliste häirete, sõltuvuste ja suitsiidilainega. Eks inimene, kes sõjast tagasi tuleb, on igaveseks muutunud niikuinii, ta on tapnud, ta on surma näinud, verd, higipisaraid, nii et vähe ei ole. Ja kui selle taustal on siis veel ained ka, siis on nagu täis kombo. Ka Sovietiliidus, mis see nüüd on? Lembit. Eestlane ei ütle nii nagu soomlane, eestlane ütleb Nõukogude Liidus. Sovietiliidus, no en ole. Nõukogude Liidus ja ühtlasi on need väiksed tähed. Kuivõrd me Nõukogude okupatsiooni oleme kuulutanud mitte riigiks, vaid ajalooliseks kuritööks, siis me teda suurte tähtedega ei tõsta ka. Mis sa teed, delfiin? Kus ta ei mängi sinuga? Tead, pärast mängime, eks? Ta mängib sinuga siiski, Kermol on kodus taksikoer. Nii. Ja meie Lembit tahab ka koera võtta, naine peaaegu lubab, aga suurem kui delfiin ei saa olla. Niisiis, Nõukogude Liidus väikeste tähtedega katsetati aineid, kuigi see info on olnud suures osas salastatud. Teise maailmasõja ajal kasutati viina kui valuravimit. Muidugi eestlane ütleb ka, kui ei ole surmatõbi, siis saab ikka viinast abi. Saab jee. Viin võtab ära sinu immuunsüsteemi igasuguse vastupanuvõime. Viin võtab ära sinu ise tervenemise võime. Vastab tõele, et kui sa õigel hetkel paned tee sisse sahmaka puhast alkoholi, mitte mingit segu, vaid kindlalt kas viin või džinn ja koobid higistades magama, et sa võid hea õnne korral ärgata hommikul tervena, viirus ei tule kallale, köha ja nohu põgenevad karjudes, aga see pigem ei ole reegel, vaid erand, seltsimehed. Sa jood maha oma halva enesetunde, vot mis asi on. Aga siis sa oled nõrgestatud ja võimalik, et sa saad täie rauaga selle kõik pärast tagasi. Tänapäeval tehakse seda rafineeritumalt, koolon, ja järgneb loetelu, kuidas on narkootikumid siis meie kõigi põlvkondade jaoks rafineeritud ja ordineeritud antidepressandid, ADH. Meie ütleme eesti keeles ATH. ATH, aktiivsuse ja tähelepanu häire, tähendab see lühend. ATH, ravimid, valuvaigistid ja energiajoogid. Kõik selleks, sõna on vahelt puudu, kõik selleks, et funktsioneerida süsteemis, mis eeldab inimese ületöötamist ja vaimse erksuse kunstlikku säilitamist. See kõik viib meid järelduseni. Narkootikumid ei ole juhuslik nähtus. Need on ajaloos olnud alati olemas kui tööriistad. Paneme siia vahele mõttekriipsu. Kui tööriistad, mõttekriips, mitte ainult indiviidi, vaid terve ühiskonna juhtimiseks. Ja seni, kuni me seda ei teadvusta, me võtame siit ära me. Sest nagu te paberilgi näete, tekib see memetamine ja tetetamine. Jääme me või tete ei ole vaja. Lihtsalt jääme ilma meeta. Jääme ise nende tööriistade ohvriks. Save, ütlen mina, lehvitan meie uuele
kirjanikule, kelle esimene raamat läheb näiteks, meil on veel natuke näputööd teha, homme või esmaspäeval läheb kujundusse. Õnnitlen Lembit ja selle praegu toimetatud peatüki saadan autorile tagasi koos tervitustega. Valmis sai kell 11:34, õige fail. Koos tervitustega tervitab Raplamaa rakendusliku kolledži IT24 kursus naeratus send tehtud. Meil oli viimane tund. Ütlevad nad. Praegu ma rohkem ei tunne igatsust teie järele, aga teate, mis tunne on augustis? Hakkavad mulle ükshaaval augustis tulema teie näod silme ette koos teatud sügelusega siin piirkonnas. Selle asja nimi ongi igatsus. Aga augustini me teeme muid asju, me kirjutame raamatuid, trimmerdame, me teeme perekonnaga piknikke, peame pidusid, kus me endale liiga ei tee. Me võib-olla mõni teist kasvab ka veel, kui mitte pikkuses, siis isiksusena. See ei olnud sulle. Ei tee niimoodi, see on kiusamine. Mis ma nüüd öelda tahtsin? Ma sattusin pedagoogilisse segadusse, päris kahvlis olen. Ma tahtsin öelda senise elu parimat suve.